Volmer Tartu Ülikoolist, kes räägib meile siis tegevustest, mida on tehtud Ida-Virumaa jaoks. Ja õigemini tegelikult, mida me teeme. Ja mida te teete? Tere, mina olen Elis Volmer. Ma olen Tartu Ülikoolist ja tegelikult ma töötan ka Eesti Maaülikoolis Taasteenergiakeskuse juhatajana, et ma istun ikka 2 tooli peal korraga. Aga antud juhul ma räägin tegevustest, mida me Tartu Ülikooli nii-öelda varju all siis Ida-Viru erinevate huvigruppidega koostöös plaanime teha või juba teeme. Aga lihtsalt, et natuke konteksti avada ja toetada seda, mida Hardi tegelikult ka rääkis ja mis kajas läbi nendes kliima- ja energiakavade tutvustustes, mida enne esitleti, siis miks me peaksime seda tegema, miks on see oluline, et me nagu läbi mõeldult läheneme rohepöörde tegevustele ja rohepööre on sõimusõna, ma olen täiesti Hardiga nõus, et me isegi oma kommunikatsioonis üritame seda vältida, aga ma arvan, see tuleb osaliselt ka sellest, et inimesed seda aru, mida mõeldakse rohepöörde all, sellepärast, et see tähendab kõike, aga kui ta tähendab kõike, siis see tähendab, et ei tähendab mitte midagi. Et parem on kommunikeerida konkreetseid teemasid ja mõtteid, et tuua see suur, keeruline kontseptsioon inimestele lähemale ja teha arusaadavamaks. Kui me räägime rohepöördest, siis on meil hästi, ütleme, põhipunktid, millele tasub keskenduda. Ja esimene, mis on Ida-Viru kontekstis hästi oluline, sest on töötajate kaitsmine, sellepärast, et kui me räägime säästvamale ja tervislikumale ja vähem hävitavamale majandusmudelile üleminekut, see tähendab, et me peame muutuma nagu kõikides aspektides. Me peame mõtlema läbi, kuidas me oma asju toodame, kuidas me tarbime, kuidas me oma jäätmetega tegelema, ja nagu erinevate huvigruppide kaasamine selles osas on hästi oluline ja läbimõtlemine, kuidas olemasolevad töötajad peavad muutuma, milliseid koolitusmeetmeid on nende jaoks vaja selleks, et nad saaksid jätkata tööturul ja kasutada oma seniseid kogemusi ja natuke timmida ja ümber õppida, et nad sobituksid ka sinna uude nii-öelda jätkusuutlikumasse ja puhtamasse majandusmudelisse, mille suunas me liigume, et see on hästi oluline. Ja seda tuleb teha koostöös nendega, mitte lihtsalt see, et Tallinnas keegi otsustab ja siis tuleb Ida-Virumaale ja ütleb, et nüüd tehke ära. Teine asi, mis on hästi oluline ja mis on näha ka Ida-Virumaal on see, et kuidas me tegeleme sotsiaalse ja keskkonnaalase ebavõrdsusega. Et Eestis on absoluutselt keskkonnaalane ebavõrdsus, sellepärast, et ütleme, suur osa riigi energiasektori keskkonnamõjust on siia piirkonda kontsentreeritud. Siinsed inimesed peavad sellega tegelema, teised lihtsalt lülitavad lambi põlema ja elekter tuleb seinast. Et väga mugav, aga tagajärjed ja see päris maksumus on siin piirkonnas ja sellega peab tegelema. Kui me rohepöörde tegevuste ja planeerimisega räägime, siis see on see koht, kus me saame tegelikult arvesse võtta neid negatiivseid mõjusid, mõelda läbi, kuidas kliimamuutused ja kuidas üleüldiselt kogu see energia ja kliimamuutuste pöördeprotsess mõjutab neid, kes võib-olla ei karju valju häälega kaasa, kellel ei ole nagu häid kanaleid, kus arvamust avaldada ja meie roll on tegelikult see, et me kindlustame selle, et neid on kuulda võetud, et nendega on arvestatud, et me lihtsalt ei sõida üle. Eriti kui me räägime näiteks töötutest, eakatest, võib-olla vaesemast elanikkonnast, kellel ei ole nii palju võimalusi, et neid ei tohi ignoreerida, seepärast, et muidu me lihtsalt tekitame nagu seda sotsiaalset vastandumist ja ei kasuta ära kõiki võimalusi, mida rohepööre võiks pakkuda. Sellega haakub tegelikult ka sotsiaalne toetus. See, et me kommunikeerime korralikult neid tegevusi, mida planeeritakse ja mida seejärel ellu viiakse ja kuulame tegelikult kohalikke elanikke, kohalikke MTÜ-sid, kohalikke kogukondasid, kohalikke ettevõtjaid, mis on nende huvid, mis on nende hirmud ja leiame nagu ühiselt lahenduse, et kus kohas on see kompromissipunkt, et see aitab tagada piirkonnas tegelikult paremat toetust nendele planeeritavatele tegevustele. Ja viimane on siuke võib-olla üldisem, aga ongi see, et kui me tegelikult selle protsessi korralikult läbi viime, strateegiliselt planeerituna
ja strateegiliselt ellu viidana, siis see viib nii piirkonna kui ka lõpuks ka riigi üle ütleme jätkusuutlikule majandusmudelile, mis aitab tulevikus väga palju probleeme vältida. Ehk siis praegu selle eeltöö ärategemine, korralikult kaasamine aitab ütleme hiljem kokku hoida, et me ei pea probleemide lahendamisega tegelema enam ütleme 10-20 aasta pärast. Sellepärast, et kui me näiteks ignoreerime mingisuguseid huvigruppe või ettevõtjaid või ei tegele ütleme piisavalt, ma ei tea, transpordiühenduste loomisega või mis iganes. Ja siia põhimõtteliselt slaidil ma olen pannud selle kokkuvõtte tegelikult, mida ma just pikalt rääkisin. Kui me räägime nüüd teine aspekt, mida tegelikult Hardi ka puudutas ja mis kajas läbi nendes kliimaenergia kavades, on mitmetasandiline koostöö. Tegelikult selle mõttega alustas eilset ärikonverentsi Narva-Jõesuu linnapea, kes ütles, et on väga suured käärid, et mõni päev on väga hea, tundub olevat väga hea koostöö riikliku ja kohaliku taseme vahel ja järgmine päev ei mäletata enam midagi ja siis ei saa keegi aru täpselt, et mis toimub, mis on tegelikult plaanid, ettevõtjad ei julge investeeringuid teha, sellepärast et meel muutub kogu aeg, et sellepärast on hästi oluline tegelikult tegeleda nii mitmetasandilise poliitilise koostöö vahel kui ka mitmetasandiliselt ettevõtjad, avalik sektor, erasektor, kohalikud kogukonnad. Kui me räägime nüüd rohepöörde elluviimisest, ehk siis sellesama kliimaenergiakava elluviimisest, siis jah, see põhineb Euroopa Liidu eesmärkidel. Euroopa Liit ütleb meile, et kuulge, tehke tuba korda ja elage natuke tervislikumalt, elage paremini, elage niimoodi, et raha ja tegevusi jätkub pikas perspektiivis, ressursse jätkub pikas perspektiivis, et mitte ei kasuta kõike kohe ära. See taandub tegelikult lõpuks kohalikele meetmetele, kohalikele tegevustele, mida viiakse siin kohapeal ellu ja mille eest vastutavad põhimõtteliselt kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad ja kogukonnad. See viib selleni, mis oli viimase paneeli teema eile, koostöö. Üksinda, tegu rohepöörde ja ütleme kliima ja energia pöörde teema on nii kompleksne ja kõiki sektoreid nagu hõlmav, siin ei saa oma ette pusides ära teha seda, et koostöö on absoluutselt vajalik, mängides üksteise tugevustele, üksteist toetades, see on see, kuidas saab olla edukas ja seda peab toetama, seda peab tegema, et üksi ei jõua mitte kuhugi, võib-olla heal juhul rappa. Terviklik lähenemine, täpselt samamoodi, et kui me räägime erinevatest sektoritest, siis see vaade, see strateegia, miks mulle tegelikult Ida-Viru keskkonna ja energiakava meeldib väga, on see, et nad vaatavad kõikidele sektoritele ühtemoodi. Et nad vaatavad mitme nurga alt, kuidas nad üksteist täiendavad, kui sa ühes sektoris muutusi teed, kuidas see mõjutab teisi sektoreid ja nagu põhimõtteliselt, et mängida selle sünergiale, mängida nendele, mõelda läbi tegelikult kõik need erinevad mõjud ja tegeleda ja üritada ennetada probleeme, leida lahendusi ja seda järjekordselt sektorite üleselt üksteist toetades koostööd tehes. Ja see taandub lõpuks sidusale poliitikale, ehk siis selle samal asjal, et Ida-Virus kohalikud omavalitsused, nende poliitilised eesmärgid, maakonna tasandil poliitilised eesmärgid ja riiklikul tasemel poliitilised eesmärgid ja neid eesmärke toetavad tegevused peavad olema kooskõlas ja peavad olema regulaarselt kooskõlas. Et selles otsas ma loodan, et Ida-Viru ei väsi kunagi ära riiklikule tasandile ennast meelde tuletamast, nõudmast nagu seda õiglast suhtumist, et Tallinnas ei unustata ära, et siin on põhiline osa riigi keskkonnamõjudest, siin on väga suured vajadused, siin on väga suur panus Eesti riigi toimimisse, aga see peaks olema nagu ka võrdselt koheldav ja ei tohiks olla nii-öelda järelmõte, et jah, teeme midagi. Ja ilus visioon, eks ju, et kui me ilusasti koostööd teeme ja mitmetasandiliselt läheneme, siis me oleme edukad. Et see on natuke siuke no-brainer. Nüüd, kui me räägime sellest, et mida siis Tartu Ülikool või ütleme tegelikult Eesti ülikoolid
teevad selles kontekstis, mis puudutab Ida-Viru maakonna kliimaenergiakavas seatud eesmärke, on 2 projekti, mis meil on praegu, üks on käimas, üks hakkab kohe ja nende eesmärk on toetada tegelikult siinseid tegevusi teaduspõhiste väljenditega, kasutades teadlasi, kasutades ära olemasolevat kompetentsi, et siinsed tegevused oleksid võimalikult hästi tehtud, võimalikult tugevalt tehtud. Ja ma tahaks peegeldada ühte mõtet veel, mis eile korduvalt esile toodu, on see, et Ida-Viru peab ise leidma lahendused, mis on nende jaoks kõige õigemad. Väljast ei saa tulla keegi ütlema, kuidas te peate muutuma, kuidas te peate tegema. See, mis töötab mujal, see ei tähenda, et see siin töötab. Et kõige õigemad viisid leiab tegelikult Ida-Viru ikkagi ise. Mida Tartu Ülikool tahab teha, on see, et toetada teid nende viiside leidmisel ja elluviimisel. Aga see initsiatiiv ja see vedur peab tulema nagu siit, et meie lihtsalt aitame nii palju kaasa kui võimalik, aga me ei saa tulla väljast ütlema, et kuidas te peate tegema. Ma võin tulla rääkida visioonidest ja igasugust headest mõtetest, aga see ei tähenda, et see on õige selle piirkonna jaoks. See võib olla inspireeriv, aga neid ägedaid lahendusi suudavad idavirumaalased ise välja mõelda, selles ma olen täiesti kindel. Üks projekt, mis meil algas nüüd selle aasta alguses ja mille raames me teeme nüüd aktiivset koostööd Ida-Viru Omavalitsuste Liiduga ja ka ettevõtluskeskusega, on põhimõtteliselt kuidas parandada kohalike omavalitsuste võimekust ja kohalike kogukondade võimekust neid rohepöörde tegevusi ellu viia. Ja kuidas seda kasu maksimeerida. Ühesõnaga, meil on kriis, meil on väga suured väljakutsed, kuidas me pöörame selle niimoodi, et me saame sellest kõige paremini kasu. Sellepärast, et mitte midagi tegemine viib meid rohkem auku. See on nagu kindel. Meil on 4 suuremat tegevuste plokki, mida me viime ellu. On erasektori ja kodanikuühiskonna huvigruppide kaasamine, siis riigiametnike ja erinevate rohepöördes osalevate huvigruppide oskuste ja suutlikkuse suurendamine. Et me teeme erinevaid koolitusi, infopäevi, töötubasid, hoidke silmad lahti. Järgmise 2 aasta jooksul tegelikult toimub väga palju tegevusi, vähemalt meil on suured plaanid. Ja siis me tahame aidata Ida-Virul tegelikult rohkem raha piirkonda tuua nende erinevate toetusmeetmete kaudu, millest Hardi oma viimasel slaidil rääkis, et jah, kohalikud, ütleme riiklikud meetmed on üks asi, aga tegelikult on väga suured rahapotid teisel pool piiri ja me saame aidata välja mõelda, et kuidas neid vahendeid tegelikult enda jaoks tööle panna. Mis variandid on võimalikud erinevate tegevuste jaoks, sest et vahendeid on nii tööstuse jaoks, nii erasektori jaoks, ütleme väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted, turismisektor näiteks, kui ka tegelikult avalik sektor, renoveerimised ja muud teemad. Ja täpsemad teemad, täpsemad fookusteemad on see, et mis on välja kasvanud, eks ole, kliimaenergiakavast. Ma nendel praegu ei hakka rohkem peatuma. Me avalikustame tõenäoliselt oma täpsema tööplaani nüüd lähinädalatel. Ja siis saab selle kohta rohkem infot. Ja peamised huvigrupid, kellega me plaanime koostööd teha, ongi siis avalikust ja erasektorist, et me tahaksime tegelikult kõigini jõuda. Plaanid on alati suured. Teine projekt, millest ma hästi kiiresti räägin, mis algab nüüd suvel, on samas seisus kui Hardi Helena projekt, et viimaseid allkirju kogumas ja kohe kõik on väga valmis tööd tegema. On hästi mitmekülgsete uuringute kogum, mida viiakse läbi Ida-Virumaal, et aidata ja toetada teaduspõhiselt neid kõiki tegevusi ellu viia, mis on kohalikesse kliimaenergiakavadesse sisse kirjutatud. Ja 4 peamist fookuspiirkonda on, ma arvan, et kõige huvitavam on tegelikult on innovatsiooni nišid, mis tundub keeruline sõna, aga tegelikult see tähendab seda, et mis võiksid olla uued ärimudelid, mis asendaksid fossiilkütustel põhinevat energeetikasektorit või ütleme kogu fossiilkütustel põhinevat tööstust, mis on need
ärimudelid, mis töötaksid Ida-Viru kontekstis, mis on need innovaatilised lähenemised, mida saaks siin arendada. Teine on oluline, on täpselt seesama õiglase ülemineku teema, et me ei jäta neid huvigruppe maha, kes võib-olla ei suuda nii hästi enda eest seista, kelle teadlikkus ei ole nii hea, et me leiame mooduseid, kuidas neid kaasata, nende mõtteid kuulda ja ka nende teadlikkust tõsta nendest elluviidavast tegevustest. Kolmas hästi oluline on see, et mis on ülemineku tervismõjud. Kahjuks uuringud näitavad väga selgelt seda, et idavirumaalaste tervis on kehvem kui Eesti keskmine. See tuleneb otseselt sellest keskkonnamõjust, mis energeetikatööstus siin piirkonnas omab ja Tartu Ülikooli terviseteadlased tegelikult analüüsivad kõiki välja pakutud muutuse stsenaariumeid, et mis on selle nii-öelda positiivsed tervisemõjud, kuidas see mõjutab põhimõtteliselt kohalike inimeste tervist ja mis võivad olla need negatiivsed mõjud ja kui on negatiivsed mõjud, et kas ja kuidas me saaksime seda leevendada. Ja neljas haakub tegelikult sellega, et koostöö ja erinevate sektorite omavaheline nii-öelda mõju, et kui me ühes sektoris teeme mingi suure muudatuse, siis kuidas see mõjutab teisi sektoreid, mis sellega haakuvad. Ja nagu ma ütlesin enne, et neid uuringuid viivad läbi erinevad Eesti ülikoolid, et antud projekt saab käima Tartu Ülikooli ja TalTechi koostöös, et kellel mõlemal on siin kolledž ja siis läbi selle tegelikult aktiivset koostööd ja väga aktiivselt koostöös kohalike ettevõtjate ja Ida-Viru Omavalitsuste Liidu ning ettevõtluskeskusega. Tulistasin läbi kiiresti, aga küsimusi ei võta, küsimused jätame paneeli. Jätame paneeli, jah. Aitäh, Elis.